Tervist, olen Illar Kohvinavaat ja täna on reede, 1. oktoober ehk siis viinakuu esimene päev ja reedene päev ühesõnaga ja mul on tutvustada teile mitmeid ajakirju ja mõned ajalehed ühesõnaga, kus on Illar Kohviga intervjuud ja artiklid sees. Ilm on selline ilus, natuke on tuult ka, ma loodan, et see tuul ei sega ülevaate tegemist ühesõnaga, aga nii et siis alustame nendest. Niisiis, jälle, milles me siis alustamegi? No alustame näiteks või siis Tori valla teatajast seekord, et Tori valla teataja esilehe peal küljel on siis need, kes kandideerivad Tori vallavolikogusse ja siin on siis ka üksikkandidaat Illar Kohv olemas. Nii, keerame siin paari lehte näiteks ja siin on selline lugu siis ühesõnaga, et aidata tuleb neid, kes abi vajavad. Illar Kohv, üksikkandidaat. Ja mida ma siis ütlen? Et aidata tuleb neid inimesi, kes vajavad abi. Näiteks Tori vallas asub üks talu ning pererahva soov on, et nende taluni aidataks teha tee, et õue saaks sõita autoga. Talu omanik kutsus vallaametnikud olukorda vaatama ning käidigi kohal, aga anti soovitus talu ära müüa ja osta korter. Talu omanik on siiani šokeeritud sellest suhtumisest, selline ei tohiks olla suhtumine valla elanikesse. Prügivedu elanikelt peab olema tasuta ning igas külas peab olema avalik prügikontteiner. Kauplustel tuleb keelata toidu hävitamine ning mahakantud toit tuleb annetada abivajajatele. Vaktsineerimine peab olema vabatahtlik ja jääma vabatahtlikuks. Ausisse tuleb tõsta taas lipulause, et põhiseaduse kohaselt on riigis kõrgema võimukandja rahvas. Samuti tuleb teha uus valimisseadus, mille kohaselt saaks rahvas presidenti valida otse. Sel aastal ei toimunud mitte presidendi valimisi, vaid presidendi ametisse määramine, sest ainus üles seatud kandidaat tuli ära valida. Selline vale olukord peab lõppema. Et üksikkandidaat olen taas seetõttu, et ükski partei mulle ei kõlba ning mina sellist kokkulepitud heakskiitu ei poolda. Iga inimene peab otsustama vastavalt oma südametunnistusele teiste surveta. Ja see täpselt niimoodi on ka. Niimoodi. Nii, järgmisena teeksin ülevaate siis 1. oktoobri ajalehes 4 teataja, kus on siis minult 2 lugu sees ja mõlemad on ka esilehel ära mainitud. Üks on siis see, et Irja Lutsar saab vastikuid sõimukirju ja teine on Edgar Savisaare teemal küsitlus, et Edgar Savisaar ütleb ise, et mina ei ole poliitikas kunagi olnudki, nii et naljamees nagu ta on meil. Nii siis küsitluses, kas tõesti legendi uust alguse sõnaga, et kuidas suhtuda sellest, et kunagine tipp-poliitik Edgar Savisaar kandideerib nüüd KOV valimistel ning ei tee seda mitte Keskerakonna, vaid Vaba Eesti nimekirjas. Ja Edgar Savisaar ise näiteks ütles mulle, et ma ei ole poliitikas kunagi olnudki, rohkem kommenteerida ei soovinud, naljamees nagu ta on meil. Aga küsitluses osalevad siis veel Erki Savisaar ehk siis Edgar Savisaare poeg, Anneli Akkermann, Andrei Korobeinik, kes on Pärnu linnavolikogu esimees, Viktor Vassiljev, Rita Kaljus, kes on inglitega suhtleja, Pille Pürk, parodist, Allan Saarm, Ingrid Staal, meelelahuta Eiki Hainsalu, Heino-Mart Laisk ning Marko Soorin, Riho Rõõmus, Helve Huttunen-Tamm ja Victoria Petlem. Tegelikult vastas ka Hannes Onaküla, aga kuna tema vastas mulle alles eile õhtul, nii et siis tema see ütlus nagu lehte ei jõudnud, aga seda saad lugeda Illar Kohvi meediast, kus on nagu kõik üleval seal. Ja siis teine lugu on, et Irja Lutsar saab vastikuid sõimukirju, nii et teadusnõukoja juht, Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professor Irja Lutsar saab päevast päeva vastikuid sõimukirju ning on tunnistanud, et need mõjuvad talle väga koormavalt. Eks siit saate siis ise lugeda, kui te 4 teatajat loete. Nii, aga nüüd siis lähme
oktoobrikuu ajakirjade juurde, nii et ütleks ära, et seekord oktoobri ajakirjad Saatus ja saladused ning müstilised lood ilmusid juba septembrikuu, kas ta oli 29. septembril või, nii et aga siis ajakiri Lemmik tuli siis täna postkasti. Nii et alustakski siis seekord ajakirjas Lemmik, et ajakirjas Lemmik on minult intervjuu kirjanik Regina Jaaksoniga, kellel omasõbralikust kodust on juttu. Ühesõnaga, Regina Jaakson on ka Tre Raadio Pärnu toimetaja ja saatejuht. Ja Regina Jaaksoniga on minul siis Lemmiku lehekülgedel 12, 13, 14 ja 15 on intervjuu. Et kirjanik Regina Jaakson jutustab, milline on elu kahe energilise Siamega kassi ja ühe prantsuse bulldogiga. Nii et siin on üks pilt isegi kenasti, kus Reginal on siin kass õla peal, istub ja uurib, mida perenaine teeb. Ja siin on siis 2 erinevat kassi pilti, nii et saate lugeda. Nii, oktoobrikuu ajakirjas Saatus saladused on siis minu intervjuu Kalle Sepaga, et ebausk on eestlaste kutsehaigus. Kalle Seppi me teame nagu näitlejana rohkem. Et Kalle Sepaga on minu intervjuu siis lehekülgedel 50 ja 51. Nii, Kalle Sepp. Ebausk on eestlaste kutsehaigus. Kalle Sepp, kas usute saatusesse ning seda, et saatus meid juhib ning milline on olnud teie arvates teie enda saatus siiani? Nii, ja siis siin saate erinevaid vastuseid minu küsimustele. Nii et soovitan lugeda. Ja oktoobri ajakirjas müstilised lood on minul intervjuu selgeltnägija Rita Kaljusega, et kes ennustab suuri elumuutusi. Ja intervjuu on lehekülgedel 48 ja 49. Inglikaitse Rita Kaljus ja Taavo Piht on täna veel elus. Inglikaitse Rita Kaljus avastas endas selgeltnägemise võimed Estonia hukuega seonduvalt ja tänaseks on nii mõnigi tema ennustus täppi läinud. Tema kaitseingliks on vanaema, kes on juba ammu siit ilmast lahkunud. Nii et ja siin on nagu siis Taavo Pihti edasest saatusest jutt, et siit jah, saate palju lugemist. Aga toon siinkohal ühe katkega ära, et Taavo Piht on täna veel elus, kuid teda jälgitakse ja justkui ta on vang ja ei ole ka. Veel on mõned vangid, keda tulla ei lasta tagasi kodumaale. Ja siis COVID-19 pandeemiaga seoses ütleb Rita Kaljus, et eesmärgipäraselt on see välja töötatud taparelvaks inimsuse vastu, et saavutada mõjuvõim teiste üle. Ja küsin Rita Kaljuselt ka, et mis saab Kaja Kallasest edasi, kas ta jätkab peaministrina järgmiste Riigikogu valimisteni või saab ta valitsemise aeg peagi läbi. Ja vastus on selline, et pikemalt sellest kõigest saab lugeda Inglikaitse lehelt. Lühidalt vastates on nii, et Kaja Kallas ei jätka peaministrina järgmiste Riigikogu valimisteni kohe kindlasti mitte ja valitsemise aja lõppu olen näinud sellest hetkest alates, kui ta peaministriks sai. No, eks näeme ja kuuleme. Niisiis, sellised artiklid ja intervjuud minult siis oktoobrikuu ajakirjades müstilised lood, Saatus saladused ja Lemmik ning septembrikuu Tori valla teataja ja 1. oktoobri Nelli teataja, nii et Tori valla teataja pannakse, nagu on juba pandud, kõikidele Tori valla elanikele postkassidesse tasuta. Aga ülejäänud väljaanded siis saate poelettidelt osta, nii et soovitan osta, sest saate päris põnevat lugemist nii minult kui ka teistelt. Nii ütlen mina, Iljar Kohv Viinavalt.